Tervist! Mina olen Svea ja kui sa oled siia seda vaatama sattunud, siis ilmselt oled sa omale tellinud sellise programmi nagu Parashield või Parashield pluss. Minul on siin käes komplekt, see on Coral Clubi programm, parasiitide vastane puhastusprogramm, natukene keeruline näidata, siin ta on ja täiesti uus, sest et seda hakkan mina praegu ise tegema ja ma räägin sulle natukene, kuidas seda kasutada. Siin sees on 4 purgikest, juhend ja Coral Mine. Coral Mine, ma nüüd ütlesin sulle toote välja, aga me vaatame neid kõiki ka lähemalt, mis ja kuidas ja miks. Ma ise olen seda programmi kasutanud juba üle 10 aasta profülaktilisel eesmärgil ja kiidan seda. Mulle väga meeldib see iga kord peale programmi läbimist. Isud kaovad, energia tuleb. Võib-olla on vahest raske sellistest toitumisreeglitest kinni pidada, aga see, ütleme, start on veidi keeruline, aga kui juba mõned päevad oled suutnud hoida tervisliku toitumise rada, siis tegelikult edaspidi juba neid isusi ei ole. See koosneb taimedest ja need taimed aitavad kaasa sellele, et sul neid isusi ei oleks. Samal ajal puhastavad organismi. Aga mis see siis on? Parashield. Parashield on parasiitide vastane programm. Kõigepealt ma mainiksin ära, et arvatakse, et umbes 20% kogu maailma elanikkonnast on nakatunud helmintidega. Ja see on ainult ühed parasiidid, väikesed ussikesed, aga see programm aitab profülaktiliselt nii nende vastu kui ka erinevate teiste vastu või toetab organismi, ütleme niimoodi. Alguses ei pruugigi me märgata seda, et on mingisugune probleem, sellepärast et parasitaarsed infektsioonid maskeeruvad erinevate tuntud haiguste taha. Ja kuna ei ole mingisuguseid spetsiifilisi sümptomeid, siis neid tuvastada ei olegi nii kerge. Näiteks lihtsalt kehv enesetunne, nõrkus, pidev väsimus, kas siis vähenenud või suurenenud isu, kõhulahtisus või kõhukinnisus, allergiad, erinevad nahalööbed, köhatused, köha, astmahood, iiveldus, oksendamine ja ilma, et oleks mingisugust mürgistust. Kõhuvalud, kaalulangus, ka siis, kui sa sööd väga hästi, aga kaal ikka langeb. Norskamine või hammaste krigistamine unes, sügelemine anaalses osas, see võib viidata piimaussidele. Väikestel lastel on need näiteks vanasti, kui mina lasteaias käisin, siis tehti ikka neid proove, aga tänapäeval enam ei tehta ja tihtipeale noored lapsevanemad on šokeeritud, kui lapsed lähevad lasteaeda, siis tuleb teade, et on ussid, aga see on täiesti tavaline normaalsus ja selles ei ole mitte midagi hullu, et parasiidid on meiega koos elanud juba ürgsest ajast saadik. Siis võivad veel olla erinevad valud lihastes ja liigestes ilma igasuguse koormuseta, unetus, närvilisus, näiteks kehatemperatuuri tõus, erinevad põletikud ja nii edasi ja nii edasi. Nad võivad tekitada erinevaid probleeme ja parasiidid siis ei ole mitte ainult need ussid, vaid samuti viirused, bakterid, seened. Ka toksiinide vastu aitab näiteks see programm, nii et aitab toksiinidest puhastada organismi, sest et tänapäeval meid ümbritseb palju erinevaid toksiine rohkem kui vanasti ja meie organismid on ülekoormatud, võib-olla ei saa nii hästi nende puhastusprotsessidega hakkama, siis see
on hea profülaktika. Mina kiidan seda, ma ise kasutan seda, nagu näha, ma hakkan seda kasutama, sest mul on see täiesti uus. Ja tänu sellele ma siin saangi teiega rääkida. Nii, mis siis võivad olla nende allikateks? Saastatud vesi, pesemata köögi- ja puuviljad, köögis toores kala, toores liha, laste mänguväljakud, ühistranspordi, need torud, kus te kinni hoiate või me hoiame putukad, lülitid, ukselingid, tänapäeval ka telefonid, mobiiltelefonid pidid olema kõige siis mustemad asjad meil, me ju kasutame kogu aeg, me ju ei pese käsi ennem kui me telefoni hakkame puutuma. Ja koduloomad muidugi. Nii et neid allikaid, kust neid saada, on erinevaid. Et parasiitidega võib nakatuda praktiliselt iga inimene. See ei tähenda, kui on lapsel parasiidid või on täiskasvanul parasiidid, et ta oleks kuidagi teistest räpasem või kuidagi mustem inimene. Et see ei näita seda absoluutselt. Küll aga nakatumise risk suureneb näiteks nõrga immuunsusega inimestel, sapipõiehaigustega, soolestiku mikrofloora häiretega, nõrga maosekretsiooniga, vale toitumisega ja fermentide aktiivsuse häiretega. Millised siis need tagajärjed organismile on? Ma juba neid sümptomeid natukene lugesin üles, siis tagajärjed võivad olla erinevad seedehäired, soolestiku mikrofloora ja happesuse häired, maksaprobleemid, liigsed toksiinid organismis, võib-olla mingid lämbumistunded, ekseemid. Kurb on näiteks see, et ka näiteks loote arengu puudulikkus võib tekkida, et ennem kui plaanida lapsi, ma soovitan kindlasti teha neid programme, siis seda või siis mingisuguseid muid looduslikke programme. Aga kõige parem ongi see, et meil on olemas taimed, mis meid aitavad ja kaitsevad meie organismi siis ja vaatame siis läbi selle programmi. See on 30 päeva, siis tavaline variant ja plussvariant on 60 päeva. Siin on täpne võtmise skeem, kuhu ma näitan. Nüüd ma tühjendan seda karpi, siin on selline brošüür, leheküljel 28 on eestikeelne õpetus, mida süüa, millal võtta kapsleid, kuidas võtta kapsleid. Natuke seletan ka ise üle, et oleks asi täpne ja kui on küsimusi, siis alati võib mulle personaalselt kirjutada ja küsida minu käest. Kui ma oskan, siis ma vastan. Siin on naturaalsed koostisosad, 5 toodet. Ja väga lihtne tegelikult. Toitumissoovitused on ka. Esimene toode on siis parafait. Parafait. Selline. Siin on 12 erinevat taime. See neutraliseerib ja viib välja parasiite. Üldiselt need programmid on tehtud niimoodi, et nad ei tapaks. Kui te võtate näiteks, teil on näiteks ussikesed ja te võtate arsti poolt välja kirjutatud ravimeid, siis need tapavad, siis nende usside laibad tekitavad laibad ja jäägid tekitavad ise toksiine juba, aga see muudab organismi keskkonna nendele ebamugavaks. Lisaks sellele, et sellel parafaidil on antiparasitaarne toime, aitab ta väljutada toksiine ja aitab kaasa soolestiku limaskesta taastumisele. Nii et igati väärt purk. Isegi soovitatakse, et kui on seeneprobleem, siis pikemalt võtta seda, lihtsalt just seda parafaiti. Järgmine on siis, võtame järjekorras, Coral Burdo Crut.
See on nüüd selline tore asi, et parandab neerude, maksa ja sapipõie tööd. Ta väljutab toksiine ja ta vähendab ka põletikulisi protsesse seedetraktis. Aitab kaasa soolestiku mikrofloora taastamisele ja normaliseerib siis seedimise protsessi. Nii, 2 asja vaadatud. Edasi, järgmine on MSM. MSM on siis selline siin. Need on kõik mul lahti tegemata, ma alles homme hakkan seda tegema. Nii et ma alles teen nad hommikul lahti. Kõik on kinnised, korralikud. Ja mis see MSM on siis? Me teame seda üldiselt sellise toitainena, mis parandab naha, juuste ja küünte seisundit, et juuksed lähevad kinni, paksemaks, küüned tugevdamaks, nahk läheb paremaks. Aga see samuti kaitseb võimalike allergiliste reaktsioonide eest meie siis programmi nii-öelda toetuseks ja ta vähendab ka happestressi. Nii, järgmine on head bakterid. Head bakterid on väga olulised meie soole mikrofloora taastamisel. Ja siin programmis on need ka sees. Siin on nii pro- kui prebiootikumid. Ja siis see parandab seedimist ja samuti kasulike ainete omastamist. Ja kõige viimane, 5. on koralmain. Koralmain on siin 3 sellist pakikest. Igas pakis on 10 väiksemat koralmaini pakikest, mis siis pannakse meie joogivee sisse. Üks pisikene, siit 1/10 pannakse 1,5 liitri kohta, 5 minutit toimib ja siis võib juua. Ja see kiirendab puhastamise protsessi. Väga oluline on vett juua palju puhastamise ajal, vähemalt 30 milliliitrit 1 kehakilogrammi kohta. Ja see annab kasulikke mineraale organismile, mis annavad meile omakorda energiat, jõudu, seda kõike puhastust läbi teha ja toetavad siis organismi. Mida siis veel siia kõrvale peaks tegema? Peske käsi kindlasti seebiga. Ennem sööki peske korralikult puu- ja köögivilju, erinevad maitserohelised, jooge ainult kvaliteetset vett. Olge ettevaatlikud toore liha ja kalaga. Ärge ujuge veekogudes, praegu ei saagi ujuda, kui ma seda hetkel siin seda videot teen. Aga suve poole ärge ujuda või kuskil teistes maades, ärge ujuge sellistes veekogudes, kus ei ole soovitatav ujuda. Ja kindlasti peske käsi ka peale kontakti oma koduloomadega, oma lemmikutega. See programm on kompleksne, aitab kaitsta parasiitide eest, aitab organismi puhastada, aitab taastada soolestiku mikrofloorat ja tugevdab immuunsust. Natukene räägin üle ka sellest, kuigi siin selles brošüüris on kirjas, kuidas kapsleid võtta. Siin on 10 päeva kaupa, sest et iga 10 päeva tagant natukene nende kogus muutub, mida võetakse. Aga millele tähelepanu keerata? Superfloor, head bakterid, võetakse klaasitäie veega 20–30 minutit ennem sööki, et nad saaksid tekitada neid häid bakterid sinna soolestikku. Teine asi, kui sa võtad parafaiti, kus on siis need 12 taime, siis võib-olla tundlikuma seedimistega inimestele ei ole seda hea tühja kõhu peale võtta. Et pigem ma soovitaks võtta seda söömise ajal või peale söömist. Igal juhul. Sa oled tubli, et sa võtad selle teekonna ette. Ma soovin sulle edu. Ära kaota järjekindlust toitumise jälgimisel. Ära söö suhkurt, ära söö saia, leiba, ära söö kiireid süsivesikuid. Kui sa vähegi suudad,
siis sa võiksid loobuda ka näiteks riisist, täistera toodetest, saiad, makaronid ja ka kaerahelbestest. Kui sa võtad kaerahelbeid, kui sa ei saa ilma nendeta, siis võta täistera. Aga pigem eelista näiteks quinoad, tatart, siis teraviljast. Soovin sulle edu. See on 30 päeva ja see kõik on selleks, et meil oleks rohkem energiat, et meil oleks tugevam tervis, parem immuunsus. Nii et peame vastu, toit ei kao mitte kuhugi, sellepärast 30 päeva tervislikult toituda. See on lihtne. Võtadki välja selle mõtte, et hasartselt hoolitsed sellest, et toitud nii, et sinu organism saaks kergelt puhastuda. Soovin sulle edu. Ja kui on küsimusi, siis kirjuta mulle personaalselt või kui on kuskil see video, kus saab kommenteerida, siis võid ka sinna video alla kommenteerida. Edu ja palju tervist!